tere, mina olen siis Martin ja täna me teeme 3. episoodi algajatele Grutoopiast. Selle episoodi teema on farmimine. Farmimise eesmärgid on saada gemme ja saada blokke ja seemneid müügiks. Siis teine asi, mis on farmable? Kuidas kontrollida, kas item on farmable, on esiteks siis. Peab leidma, näete, siin on kasvatatud puud ja leidma sellise puu, millel on 400 asjandust. Lõhkuma selle ja vaatama, kui palju see umbes annab. No see andis praegu 7. See tähendab, et see on farmable. Drop chance 8 on farmable. See on normaalne farmable asi. Ja seda siis, sellega saate siis teada, kas seda on mõistlik kasvatada, sest muidu te selle kaotate. Mida on mõtet kasvatada? Neid blokke, mis on farmable, eks nagu ma praegu näitasin. Ja mis annavad palju gemme. On asju, mis on farmable, aga neid pole mõtet kasvatada, sest need annavad vähe gemme. Jah, vähe gemme. Siis mõned populaarsed farmables. Sugarcane. Reeti 24. Siin, vot see. Sugarcane. Kohe panen selle maha. See näeb selline välja. Kui seda lõhud, siis saab tavaliselt, mõnikord saab seemne, mõnikord saab ka gemme siis. Umbes 2, 3, 4 ja mõnikord äärmisel juhul 5 saab. See siin meil, jah, siis see kasvab 4 tundi ka, see sugarcane. Siis päris populaarsed Venus Skytrap ja Black Rock Wall. Black Rock Wall on 41 rarity'ga. Ja Venus Skytrap on 41 rarity'ga. Siis mõlemad kasvavad 1 päev ja ostetakse 100 blokki per blokk. Ja nende asjade hulka veel kuulub ka golden blokk, mille rarity on 41 ka, kasvab 1 päev. Nii, Black Rock on see. See näeb välja selline, see on background siis ja annab siis tavaliselt 5 või mõnikord saab ka bloki. Näete, praegu sain 5 gemmi. Mõnikord annab, näete, 8. Siis veel Venus Skytrap. See teeb haiget, see sekundiga tapab. Ma ei hakka praegu näitama. Näete, sõber suri ära. Ja see annab siis 4 või isegi rohkem, nagu Black Rock umbes. Kuni 10. Gemmi annab. Ja vot, päris palju annab gemme. Siis Golden Block. Golden Blockil on üks puudus, seda peab väga kaua lõhkuma. Selleks kasutage mingit draakonit või midagi, näete, kui kaua ta lõhub ikka. Annab siis kuni 10 ka gemmi. Siide mõnikord siiski annab. Siis ka 1 päev kasvab purple stuff ja orange stuff. Orange stuff on reeti 31, purple stuff 41. Ja ma näitan siis nüüd. See on orange stuff. See ei ole nii kuulus. See lööb selline välja. Ja kui seda on lihtne lõhkuda, annab kuni 10 gemmi. praegu ma sain siidi.
see on purple stuff. Selline näeb välja ja seda on ka lihtne lõõkuda. Ja seda siis saab nagu, sellest saab palju gemme. Nagu Black Rock või midagi sellist. Siis ülikuulsad või pigem Golden Block. Seda ostetakse palju kallimalt kui Venus Skytrapi või Black Rocki. Või Purple Stuff ja Orange Stuff. Seda ostetakse 20 blokki Wurlock, 50 seedi Wurlock, 5 seedi Wurlock. Siis Pinball Bumper, mis kasvab 2 päeva, näeb selline välja. Tal on selline toime, et see lööb su korra taha niimoodi. Ja see annab siis ka kuni 10 või isegi rohkem tegelikult gemme. See on väga kuulus. Seda ostetakse väga korralikult. Siis see kasvab 2 päeva ja 2 seedi Wurlock ostetakse. Chandelier, 5 blokki Wurlock, kasvab 7 päeva. See on vot selline. Näeb vot selline siis välja. Väga ilus. Seda on väga kerge lõhkuda ja annab hullult palju gemme. See on siis praegu 17 gemmi. Ta on hullult kallis. Seda ostetakse hirmsalt. Ja näete, selle kõigega ma kokku kogun juba 770 gemmi. Ja nüüd ma näitan ühe asja, mida ei pidanud tegelikult näitama selles videos, aga kuna mul nii palju gemme on, siis ma näitan, mida saab teha 100 gemmiga. Esiteks väga hea teha. Locks and Staff ja saab backpack upgrade ida. Mina backpacki upgrade'in, nagu teen paremaks. 10 seda ruutu rohkem. Jah, ma tegin backpack upgrade. Ja nüüd mul on suure backpack, vot selline. Ja ma saan rohkem asju kanda. Ja siis aitäh, et vaatasite. Ja likeige, subscribe'ige ja üldse olge head inimesed.